Tere! Tere ka minu poolt ja täna on meil päris palju põletavaid teemasid nii väetise kui vilja poole pealt ja hakkamegi kohe peale. Ja alustamegi väetistest ja selleks oleme kutsunud külla meile Taneli, kes meil väetistega toimetab. Tanel, kuidas see sõda, mis tegelikult meid on juba pikalt mõjutanud, on nüüd mõjutanud seda väetist just viimastel aegadel? Väga tugevalt on mõjutanud, sellepärast et Pärsia lahe piirkond on traditsiooniliselt tänu odavale energiale olnud väga suur väetiste tootja. Siis eelkõige just võib-olla lämmastikväetiste osas, aga tegelikult ka päris märkimisväärne osa maailma fosfaatväetistest toodetakse seal piirkonnas ja enamus neist väetistest liigub ikkagi turule meritsi ning seoses sellega, et Teheran otsustas sulgeda Hormuzi väina, on tekkinud mitte ainult šokk energia turul, vaid ka väetiste turul. Et kui varasemalt liikus läbi Hormuzi väina umbes 130 laeva päevas, siis täna pääsevad sealt üksikud laevad läbi, mis enamus on seotud kas siis Iraaniga või siis tema otseste partneritega. Ja tänu sellele võiks öelda, et kogu maailma lämmastiku tarnetest on seiskunud umbes 38% ja fosfaatväetiste tarnetest umbes 20%. Ja see on siis nagu kogu maailma tarnete vaates. Et piirkonnas toodetakse just väga palju võib-olla just karbamiidväetisi. Et circa pool maailma karbamiidist toodetakse just Pärsia lahe riikides, on siis Saudi Araabia, Kuveit, Katar ja tegelikult ka Iraan. Ja palju sellest väetisest ei pääse täna turule. Nii et riigid, kes sellest nagu sõltusid, on täna väga tugeva surve all ja neil jääb kindlasti väga palju väetist puudu. Ja hinnad on ka vastavalt sellele liikunud, et kui me vaatame nagu karbamiidi hinda, siis esimese 2 sõjanädalaga tõusis umbes 50%. Enne sõda oli ta suurusjärgus 480 eurot tonn, 2 nädalat hiljem umbes 720 eurot tonn. Nüüd mõned päevad tagasi kaubeldi siin hinnaga 800 natukene peale dollarit tonn. Ja need on siis nagu otsesed mõjud, ehk siis riigid, kes nagu otseselt võib-olla saavad oma väetised just sealt piirkonnast, aga on ka kaudsed mõjud, sellepärast et piirkonnast pärineb ka väga palju just veeldatud maagaasi, mis on kindlasti üks komponent kõigile väetiste tehastele ülemaailmselt, kes toodavad siis lämmastikväetisi, aga piirkonnast toodetakse ka väga palju ammoniaaki, mis samamoodi on siis lämmastikväetiste tooraine, nii et kaudselt on kindlasti mõjutatud ka kõik riigid, kus siis muidu väetist toodetakse, aga mis saavad oma sisendid just Pärsia lahe piirkonnast. Et meid võib-olla puudutab kõige rohkem Egiptus, Maroko, kust me saame väga palju oma NPK-dest, et nemad omakorda saavad sisendid just sealt kandist ja need tarded on häiritud. Aga võtame ka näiteks India, kes on väga suur karbamiidväetiste tootja ka ise, aga kes tegelikult prioritiseeris maagaasi kasutamist just tööstuses ja väetisetehased said kogu oma veeldatud maagaasi just Pärsia lahe piirkonnast. Nii et täna on sealt, igakuiselt ennustatakse, et jääb puudu umbes 800 000 tonni karbamiidi tootmisvõimsust. Ja teised riigid võib-olla, mis veel seal piirkonnas väga tugevalt mõjutatud, on just Austraalia. Et üldse kõik riigid, mis on seal India ookeani võib-olla piirkonnas. Nemad on kindlasti väga tugevalt pihta saanud. Aga kuidas see Euroopat nii-öelda võib mõjutada siin lähiaegadel? Euroopaga on nii ja naa, et võib öelda, et neil on mingil määral vedanud, aga mingil määral ei ole vedanud. Vedanud on selles mõttes, et sõda algas 28. veebruaril. Selleks ajaks Euroopa pidi olema nagu suuresti juba oma kevadised väetised nagu ära soetanud. Aga me teame, et Euroopa ju tegelikult juba väga pikalt on tegelenud selle süsinikdioksiidi maksuga ja see omakorda viis juba siin aasta esimestel kuudel lämmastikuväetise hinnad väga täiesti uutesse kõrgustesse. Nii et juba enne selle sõjakriisi puhkemist Euroopa tegeles juba kõrgete hindadega, nii et sõda võib-olla ainult võimendas seda. Samas ikkagi Euroopa oli mingisuguse osa nagu ära ostnud ja väga palju võib-olla nüüd tänased tarnekriisid nagu võib-olla ei mõjuta seda, mis meil kevadeks vaja on. Ja Euroopal võiks öelda, et vedas selles mõttes, et kui muidu tänu sellele CBAM-ile oli Euroopa oma konkurentsivõimet võrreldes ülejäänud maailmaga maha mängimas, siis nüüd tegelikult ülejäänud maailm võttis Euroopale järgi, mitte küll nüüd paremuse poole, vaid just halvemuse poole konkurentsi mõttes.
ja mis sa täna siis sügiseks ennustad, et mida me sügiseks võime oodata, et kui kevadega on enam-vähem nagu okei, aga mis siis sügisel saab? Et sügisega nüüd tõepoolest, et kui vaadata täna pakutavate NPK-de hindasid, siis kui need jäävad ikkagi sellisele tasemele, ma võin tuua ühe näite, kus Eestis võib olla väga laialdaselt kasutatud NPK 10-26-26. Täna on selle hind kusagil suurusjärgus 750 € tonn. Et kui see jääb nüüd sellesse suurusjärku, vilja hind sinna järgi ei tule, siis päris kindlasti väheneb väetiste kasutamine Eestis. Ja siin tekib ka see moment, kus võib-olla edasimüüjad ei taha ka võtta seda riski, et nad ostavad optimistlikult sisse suuri koguseid, lootuses, et neid ikkagi nagu kasutatakse. Nii et täiesti vabalt võib nagu korduda ka selline kevadine stsenaarium, kus need põllumehed, kes jätavad oma ostud täiesti viimasele minutile ja loodavad sellele hinnalangusele, siis võib tekkida hoopis see moment, kus tegelikult ei ole kaupa saada. Ja võib-olla ma kutsuks põllumehi üles täna ikkagi juba mingid asjad ära ostma, sest Scandagra ja ka teiste edasimüüjate kindlasti jäi eelmisest sügisest, kus ilm ei toetanud väga palju väetiste kasutamist, jäi lattu üht-teist veel eelmisest sügisest alles, mis hinnatase võrreldes nagu tänase hinnatasemega on kindlasti soodsam. Ja neid sügisesi väetiseid, nende soetamine hakkab pihta tegelikult juba selle kuu lõpus ja mai esimesed 2 nädalat. Et meil ei ole ju jäänud väga palju aega oodata selle või loota seda, et hind langeb. Aitäh, Tanel, sulle väga põhjaliku info eest väetiste turu kohta ja siin on kindlasti põllumeestele päris palju mõttekohti. Ja jätkame siit kohe ka siis viljainfoga järgmiste teemadega. Tere, Marge! Tere minu poolt ka kõigile! Ja jätkamegi kohe peale väetisi siis viljaga ja Marge, mis siis meil kõige põletavamad uudised on või mida sa siis siin täna oled uudisteks ette valmistanud? Ja hea mitu suuremat uudist, et kõigepealt ikkagi, mida me jälgime, on euro-dollari kurss, et kui võtta ka see siia kohe ekraanile ette, siis me näeme, et see on väga volatiilne jätkuvalt ja praegu võimegi öelda, et selline vastupanu tase ikkagi tehniliselt oli siin 1.14 ja siis oodatigi, et kuhu poole siis euro-dollar liikuma hakkab. Et meile viljale on hea, mida nõrgem ühtepidi siis euro on, aga nüüd viimane päev näitas, et tegelikult 1.14 põrkusime tagasi, siis täna on selline 1.15 juba. Seda on viljale jälle nagu halb, et ühtepidi siis on meile tegelikult viljaeksportööridele hea, mida nõrgem siis euro on. Nii et kui ta oleks liikunud siin ikkagi sinna 1.10 suunas, see oleks tähendanud vilja positiivset infot. Ja kui vaadatagi tegelikult nagu ka nii-öelda vilja Matifi liikumist, siis see on ka täna miinuses, et me kukkusime täna siis tagasi jälle, et avanesime täna siin mai Matifist 200 ja detsembri Matif siis selline 218-219 selline kõikumine on. Aga millest ikkagi euro-dollari kurss mõjutatud on eelkõige ikkagi siis sõjauudistest. Ja ütleme, et kui võib-olla lahkamegi natuke seda teemat, et ikkagi nähakse täna jätkuvalt 2 stsenaariumit, et kui vahepeal siin juba arvati, et siis lühiajalist stsenaariumid üldse ei tule, siis viimased, ma ütleksin isegi tunnid, et eile õhtulgi tuli siis info, et USA president ütles, et lõpetab sõja ära ja et paari nädalaga saab korda ja turgudele andis see sellise nagu lootuse. Nojah, see lootus tegelikult puhutakse üles sellest ju, et arvatakse, et USA-l on tegelikult vaja see sõda lõpetada. Et nad ei kannata ka pikalt seda pidada, nii et see on üks põhjus, miks võib-olla seda Donald Trumpi juttu siis usutakse seekord, aga jätkuvalt ega me enne ei tea, kui see asi lõpuks siis läbi on. Jah, et eile õhtul ka, kui olin ekraani ees, et vaatasin, mis nüüd siis lahti läks, et turud kohe liikusid ja siis arvasingi, et mingi uudis tuli läbi ja nii oligi ja kui vaadata nafta hind kohe kukkus, gaasi hind kukkus, aktsiad kohe tegelikult turgudel selle uudise võtsid positiivselt vastu, et ühesõnaga, et mis see siis tähendab, et me saame ikkagi täna rääkida 2 stsenaariumist. Üks on siis see lühiajaline stsenaarium. Kui sõda saab läbi, on ju? Kui sõda saab läbi siin näiteks lähinädalatel, ütleme siis isegi niimoodi ei räägita päevi, vaid nädalatel, et siis ikkagi nafta hind võiks tulla tagasi sinna $60-70 juurde. Turg nii-öelda stabiliseerub ja selline, ütleme, nafta mõju võib-olla ei ole, siis või nafta hinna mõju ei ole, siis majandusele võib-olla nii
sügav. Nii sügav ja tänasel hetkel ju paljud mõjud ei ole meile veel kohale jõudnudki ja kui see nüüd nii-öelda see tropp sealt eest ära saab kuskilt on ju, siis ega natukene läheb ikkagi aega enne, kui need asjad normaliseeruvad ja mõned asjade normaliseerumine võtab küll aastaid, aga nagu ikka kuskilt leidakse külje pealt mingisugused variandid ja võimalused, mis nii-öelda pehmendavad seda lugu, aga ta ikkagi mingi mõju jääb, aga võiks ikkagi loota seda, et vähemalt väetishinnad mingi hetk võiks ikka alla tulla. Kas nad sügiseks tulevad, see on nüüd omaette küsimus, sest et nagu Tanel ütles ka, et siin tekivad tarneküsimused on ju, ja see on see, mida me täna veel ei tea. Ja nüüd see pikem stsenaarium tegelikult võikski tähenda seda, et kui ikkagi see probleem seal ära ei lahene, ütleme siis probleem seal Lähis-Idas, see tähendab ikkagi nafta hind $100–150, mõned isegi arvavad võib-olla $200 ja siin on tegelikult oluline ära märkida ka seda, et isegi kui me vaatame graafikutelt ja me näeme, et näiteks, et nafta hind on 115, nagu ta eile ka oli, siis ta vahepeal vajus siin 95 peale ja edasi, siis tegelikult kaubeldakse juba palju kõrgemate tasemetega, et füüsilise kauba eest täna makstakse palju rohkem, palju kõrgemat hinda, sest füüsiliselt on seda kaupa vaja, on ju. No füüsiliselt on vaja ja teine asi on riskipreemiad, et transport on ju läinud kallimaks, selle naftatransport on läinud kallimaks, kindlustus kindlasti on kõrgem tänasel hetkel, et see kõik mõjutab seda päris nii-öelda tarnet, ehk et börsihind võib ju olla üks, nagu me ka viljas ju oleme näinud, aga need nii-öelda valemid panevad ikkagi lõpuks selle flat hinna paika. No just, ja sinna ei saa midagi teha, aga teine asi tegelikult, ma ei tea, kas sellest rääkida, aga küsimus on ju 27 aasta saagis ka. Kohe seda ka puudutama, aga ma tahtsingi öelda selle teise versiooni või ütleme teise stsenaariumi mõju veel, et see on kindlasti pikaajaline. See tähendab inflatsiooni tõusu üleüldse globaalses majanduses ja samas prognoositakse siis majanduslangust ehk tekib selline kõige halbade asjade kogu mõju, mis tegelikult viljale, meie turule mõjub absoluutselt negatiivselt ehk nõudlus väheneb, eks ole, ja eksportida on väga raske, et hinnad langevad ja inflatsioon ühelt poolt nagu tõuseb, nii et ühesõnaga ja oluline veel, et kui palju on siis nii-öelda raha ja ütleme seda jõudu, ostujõudu importijatel riikidel, nagu Türgi, kes väga palju tegelikult ühtepidi impordib, teisipidi ka ekspordib, kõik need Aafrika riigid, eks ole, Egiptus, üks suuremaid viljaimportijaid, et kuidas tema läheb, nii et see on üks väga suur selline pilt ja igal juhul sinna globaalne majandus, kui see nii-öelda hakkab ikkagi miinusesse vajuma, siis mõjub nii-öelda meie sektorile väga negatiivselt. Jah, et nagu sa ütlesid ka, et kui majandused langevad, siis vaevalt see impordile ka, importivate riikidele hästi mõjub, on ju? Kindlasti mitte, sest me oleme näinud ju eelnevatel sellistel kriisidel, kui Egiptus just on olnud väga hädas nii-öelda oma ostujõuga. Ja siis tekibki tegelikult siit küsimus, et kuidas siis hinnad üldse nagu edasi võiksid liikuda, et kas hinnad siis tõusevad, viljahinnad tõusevad, kui väetis näiteks selle teise stsenaariumi järgi jääb nii kõrgeks. Oletagem, ütleme nii, et võtame selle halvema stsenaariumi. Võtame halvema. Ja, et kui on sedasi, et väetisi jääbki nii kõrgeks. Siis võib oodata, et külvatakse ju vähem. Või siis väetatakse vähem, teist varianti on ju ka. Just, aga tegelikult, kui me võtame 26, siis mina ütleks, et 26 on ikka suuresti tehtud, et kes on juba ära ostnud oma väetised, on olemas, ma ei räägi ainult Eestist, ma räägin üleüldse. No põhjapoolkera võib öelda. Jah, et oluliselt siin Euroopa ja isegi Põhja-Ameerika, et need piirkonnad. Et 26 nii-öelda saaki, see võib vähe nagu mõjutada. Küll mõju tekib siis, kui hakatakse külvama 27. Ehk sügiskülvi ja sellepärast oli ka hea kuulda, mis Tanelgi rääkis nendest sügisväetistest, et mis siis need hinnad on, et kas sügisväetiste hinnatase on jätkuvalt kõrge, kas on saadavus, eks ole, ja siis kuidas moodi ikkagi globaalsed põllumehed otsustavad, et toome näite, et kui ikkagi prantslased, kes peavad hakkama külvama ikkagi seal juba juulis peale koristust kohe ja kui ikkagi on see halb stsenaarium realiseerunud, et kui palju nad siis jätavad ikkagi külvamata, et me ei räägi suviviljade külvist, eks ole, mida siin ka räägitakse, aga talivilja külvist. Ehk siis see hakkab juba igal juhul mõju avaldama, et ja see viib üles nii-öelda 27. aasta hinnad, tekib selline väike paaniline olukord, siis 26. aasta hinnad tõmmatakse kaasa. Nii et ütleme, mina julgen küll seda arvata, et kui jääb see halvem stsenaarium, siis ütleme, et põllumehed külvavadki vähem siin olulistes riikidest
kui väetise hind on nii kõrge, siis vilja hind võibki järgi tulla. Jah, siis ta hakkab mingi hetk lihtsalt kerkima, kuna peale ei tule ju piisavalt ja me ei tea veel täna seda ka, et millised ilmastuslikud tingimused siin nii-öelda seda poolt mõjutavad. See on ka alati see koht, mis võib võimendada siis kõiki neid protsesse. No just, et meil on ju veel tegelikult uue saagini ka 26. veel kõvasti minna. No üks jokker on muidugi siin veel olemas, on muidugi Venemaa, kes tegelikult saab nii-öelda oma liivakastis ju mängida odavate väetistega ja ikkagi saab piisavalt nii-öelda tegelikult külvata ja toota. Noh, mingil määral täna veel saab, on ju, aga nagu me siin oleme eelnevad päevad ka kuulnud, enamus kindlasti siis Ukraina ründab päris usinasti naftataristut ja see kindlasti jätab mingisuguse jälje, kas see ka väetistele mingisuguse jälje jätab Venemaal, seda on raske praegu hinnata veel, aga ma arvan, need mõjud on kindlasti olemas. Et ei saa seal ka kindlasti see asi nii roosiline olema, nagu nad ise sellest kindlasti räägivad. Ja, nii et tegelikult siin on, peab vaatama nagu sellist laia pilti, et seetõttu selline makropilt on ka väga oluline, mis puudutab ka nagu tulevast viljahinda. Et täna me näeme, kui me vaatame ikkagi siis nii-öelda vana laoseise, siis me oleme seda varem ka rääkinud, et vanad laoseisud on ju äärmiselt suured praegu ja kui me lähme edasi ka nii-öelda ütleme, et uue saagi prognooside peale, mida siin esimesed on välja tulnud ja oleme ise ka pilti kokku pannud, siis me näeme, et teatud regioonides juba prognoositakse tegelikult vähem saaki järgmisel aastal. Et kui vaadata globaalset nisu, siis see võib olla isegi kuskil selline 22 miljonit tonni rohkem, vähem kui eelmisel aastal. Tuletame meelde, et eelmisel aastal ikkagi kõik regioonid õnnestusid ja tuli eksportivatest riikidest 45 miljonit tonni rohkem ja praegu siis prognoosi kohaselt selline 22 miljonit vähem. Mis on siiski rohkem kui üle-eelmine aasta. Absoluutselt. Samas tuleb meeles pidada ikkagi, et seda veel pole, eks ole. Et meil on ju veel minna ja seda saaki pole koristatud, nii et on väga esialgsed prognoosid. Nii et saamegi öelda, et miks siis ei ole läinud näiteks nisu hind nagu üles, et me oleme ju tegelikult detsembri Matifist liikunud selline 25 eurot kõrgemale tasemele. Et aga selline füüsiline hind turgudel on ikkagi enam-vähem jäänud samale tasemele, et praegu kaubeldakse ikkagi fundamentaalsed näitajad, see tähendab, et on suured laoseisud, vilja on piisavalt, impordijad on ühtepidi nagu rahulikud ja ei ole valmis kõrgemat hinda maksma, et isegi kui futuurid on läinud ülesse. Ja me unustame siin kindlasti vaadatakse seda võimalust ka, et hilisemad tarned võivad olla probleemsed, transpordi hind ja kõik muu see pool. Ja, täpselt nii. Ja kui see halvem stsenaarium võib siis nii-öelda realiseeruda, siis kindlasti on nõudlus madalam, siis tekib langus, hinnad kukuvad tagasi, nii et ütleme siis nii, et kui me vaatame seda praegu ka detsembri Matifi graafikut, siis me oleme täna ikkagi kõrgel tasemel. Ja kui arvestada seda, et lähiajal hetkel vähemalt fundamentaal kaupleb, ei ole näha ja kui see olukord seal Lähis-Idas ka maha rahuneb, siis suure tõenäosusega on ikkagi näha seal vähemalt mingiks ajaks hinnalangust. Mis ta siis sügisel teeb, see on omaette teema ja seda täna ennustada on väga üliraske, aga ikkagi kellel on vaja sügiseks mingeid asju müüa, siis võib-olla täna on see veel hea moment seda teha. Vähemalt kui realiseerub see, et tõesti see kõik rahuneb maha. Et praegu ka ikkagi, kui see hinnatase oli siin, ütleme, Matifist 225 juures, me räägime Matifi tasemetest, et siis tegelikult siin ka Baltikumis pandi päris usinasti tegelikult uut saaki lukku, et enam-vähem selline ümmarguselt 10% on uues saagis tegelikult nagu fiksatud. Ja kui nüüd vaadatagi, et kas siis panna veel või mitte, et võiks öelda niimoodi, et need, kes on juba pannud, et need võivad oodata nüüd järgmist nii-öelda liikumist, et kas siis me liigume üles mingil põhjusel edasi, näiteks tekib mingisugune ilmastikurisk veel, sest meil on tõesti uue saagini minna või veel mingisugune selline lüke geopoliitiliselt, mis võiks siis viia üles hinda. Aga kui midagi sellist ei juhtu, siis iseenesest oodatakse, et ikkagi ka futuurid tulevad uuesti alla. Ja seda me näeme ka muideks fondide liikumises, et kui mingi aeg fondid nii-öelda olid positsioonis, kus nad nägid, et viljahind langes ja nad tegid seda õigesti, siis enne sõda nad vahetasid nii-öelda ümber oma positsioonid, ehk siis nad ostsid tagasi, see mõju oli ka futuurides natukene tunda ja täna, kui on see Lähis-Ida sõda ikkagi nagu pikenenud,
on nad võtnud sellise, ütleme siis neutraalse positsiooni ja on põhimõtteliselt oma positsioonidega võib-olla sellise nulli lähedal. Et see näitab ka tegelikult, et nisu nagu otsib hinda. Ehk et nad ei tea ka, kuhu poole ta lõpuks ikkagi läheb. See näitab seda poolt ka. No ma vaatasin siin kiirelt seda ka, et mida siis Eesti põllumehed on teinud, kui sa ütlesid, et siin Läti-Leedu on seal kuskil 10 peale jõudnud või selle ületanud, siis hetkel tundub, et vähemalt Eesti põllumehed hakkavad jõudma sinna 15% kanti, võib-olla mõned rohkem, mõned vähem, aga kuskil see keskmine võiks sealkandis olla. Nii et Eesti põllumehed on ka päris usinasti siin ikkagi seda olukorda ära kasutanud. No vähemalt sellise esimese laine said kinni, mis kindlasti hea on. Nii et ühesõnaga, kui nüüd peaks hind veel siin kõrgemale kerima, siis peab nagu järgmise sellise sammu kindlasti ära kasutama. Need, kes ei ole veel pannud, võiks ka ikkagi kaaluda ikkagi midagi fikseerida. Et kui me vaatame praegu ilma, et tõin siia ka mõned ilmakaardid, siis tegelikult saame öelda, et ka ilmavaatest on täna pilt igal pool hea. Euroopas on tegelikult piisavalt sademeid olnud ja Prantsusmaa, kes on kõige suurem nisukasvataja, 84% nisupõldudest on heas või väga heas olukorras. Eelmisel aastal oli see protsendi näitaja vaid 74%. USAs tegelikult siin vahepeal olid nii-öelda ka, ma ei taha öelda paanikanoodid, aga siiski öeldi, et seal on väga kuiv, on vaja sademeid ja seal on siis nisus selline 46% heas või väga heas olukorras. Eelmine aasta oli see 49%. Ütleme, et sealt vahepealt nagu tuli sellist viljahinda toetavat infot. Samal ajal on näha ikkagi vihmapilvi, nii et see on ka nagu nüüd ära vajunud. Nii et võime öelda, et siis suurtes riikides on hästi, Venemaal on ka hästi ja fookus on tegelikult praegu ka suuresti Lõuna-Ameerikas ikkagi, sest Brasiilia koristab soja, seal on kuskil 75% tehtud ja Brasiilias külvatakse samal ajal siis ka maisi, seal oleks ka juba nii-öelda lõpusirgel ja Argentiina siis samamoodi seal ühtepidi koristab ja teisipidi külvab, nii et seal ilmastik ka praegu nagu hea. Aga nüüd tulles tagasi fikseerimise juurde, et kui siin Eesti põllumehed on päris hästi saanud fiksata ja kuidas meil Tootsil on? Et Tootsiga me panime ka eelmine kord ju lukku midagi. Jaa, me otseselt lukku pannud, me tegime valemi lepingu põllumees Tootsile. Et kuna me filmisime eelmine kord enne siis hindade tegemist veel, siis me valemid ei osanud videosse öelda, aga need valemid said siis lukku sellel päeval. Nisul oli siis -33, muuga hind võrreldes börsihinnaga Matif oli siis sel hetkel 218 ja raps sai siis valemi 29. Ja tegelikult see order, mis me üles panime, nisul 223 oli see hind, mida me soovisime, see oli 5 eurot kõrgem sellest hetke hinnast, kui me vaatasime Matifit ja rapsil oli siis 498 meie see soovhind, mis oli samamoodi siis 5 eurot kõrgem. Ja need orderid tegelikult järgmine päev juba realiseerusid, sest järgmine päev hind tõusis. Ta natuke tõusis isegi rohkem, aga samas mina ütleks, et saime ikkagi üsna head hinnad. Kui me nüüd selle valemi siia juurde paneme, siis 223 -33 on siis 190 nisu hinnaks muugal ja rapsi puhul oli siis 498 -29 oli siis 467 eurot tonn muugal. Ja ma vaatasin ka selle realiseerimise päeva ehk 19. märtsi hindasid, siis rapsi hind oli tegelikult või rapsi valem oli läinud kehvemaks, et kui me eelneval päeval oli see 29, -29, siis järgneval oli see -31, nii et tegelikult see orderiga sellel hetkel me 2 eurot isegi võitsime Tootsile võrreldes siis võib-olla nii-öelda muu või päevahinnaga võrreldes. No, see on väga hea, et nüüd oleme ka ikkagi päris hästi juba fiksanud. Mitu protsenti me oleme nüüd pannud Tootsil või palju Toots on siis fikseerinud juba uut saak? Jaa, et põllumees Toots on fikseerinud võib-olla natuke vähem kui hetkel veel keskmine Eesti põllumees, aga kuskil seal 12-13% kandis, et kuna meil on nüüd põhja- ja lõunatööst, siis üks on 12 ja teine on 13% peal. Ja täna tegelikult ongi üks arutelu koht ka, et kas me Tootsile ka midagi fikseerime, mõeldes just nendele pikkadele või lühikestele prognoosidele, et kui praegu peaks realiseeruma see, mida kõik loodavad maailmas reeglina, ehk et toimub see lühikene, siis võib eeldada hindade veelgi nii-öelda allapoole minekut. Et mina arvan, et me võiksime ikkagi midagi teha Tootsile ka. Ja igal juhul ma olen ka nõus, et me oleme võib-olla veel vähe pannud, et paneme ära jah, et ma ise paneksin rapsi ja nisu, ma ei tea, kas otra ka siis või? No otra me oleme tegelikult väga vähe üldse fikseerinud, aga sest me ei ole teadnud ka, et mis sealt nii-öelda talvekatte alt tuleb, on ju. Praegu hetkel on seal ka positiivne, nii et ma oleks otraga ka võib-olla isegi julgem nii-öelda. Nii et paneme siis
rapsi, kui palju me paneme siis? No praegu hetkel me rapsi oleme 50 pannud, me enne koristust peaksime fikseerima siis circa 280 ja aprilli lõpuga võiks olla sihuke 100 kandis, nii et ma arvan, et 50 võiksime panna, siis me oleme tegelikult ka aprilli selle eesmärgi täitnud, aga see on meil ka nii-öelda väikene guideline, nagu öeldakse, et väga suurt me seda nii-öelda ei vaata, et kui ikkagi turumoment on hea, siis me fikseerime ka rohkem vajadusel. Ikka jah. Nii, ja nisu puhul tegelikult võiks äkki ikkagi 100 juurde panna ja ka odra puhul tegelikult 100 juurde panna. Et siis nende numbritega siis praegusel hetkel piirduks ja paneme need siis täna päevahindadega, et ei hakka siin praegu hetkel mingeid ordereid või ka nii-öelda valemeid tegema ja vaatame, kuhu poole see turg siis siin lähinädalatel liikumas on. Et see saab olema huvitav ja kindlasti olge siis nii-öelda kõik valvsad ja jälgige olukorda. Aga meil on ka Tootsil hernest, eks ole, et seda me ei ole nüüd fikseerinud, et... No ei ole hernest fikseerinud, esiteks ei ole fikseerinud sellepärast, et ei ole väga pikalt ka hinda kuvatud ja hind tegelikult on üsna madal. Et kui me ikkagi praegusel hetkel vaatame seda Tootsi tabelit, siis ütleb küll, et keskmine selline omahind on 158 on ju hernel, vabandust, vaatasin valet rida. 250 me vaatasime, et on selline omahind, kui on 3 tonnise saagi puhul. Jah, 3 tonnise saagi puhul on omahind tõesti kuskil seal 250 kandis. Me hetkel praegu loodame ikkagi saada 4 tonni, mis on tegelikult üsna optimistlik ja selle puhul oleks omahind 188. Samas tõesti, vaadates eelnevaid aastaid, siis 4 tonni on selline üsna riskibusiness. Ja, et ma arvan, et ka lähneme sellest 3 tonnist. Et... Ja praegusel hetkel ma ise ütleks küll, et hernest on natukene vara fikseerida. Me ei ole veel ju ka külvanud seda, nii et seetõttu praegu hernega edasi ei läheksid. Ja ma vaataks ka, et kuidas see herne hind ikkagi edasi nagu kujuneb, sest tegelikult kui vaadata ikkagi jälle siin ka meie lähiregioone, siis kuuldavasti Eesti põllumehed külvavad vähem hernest ja rohkem uba, aga samamoodi teevad ka lätlased ja leedukad, nii et kujutagem nüüd ette, mis siis juhtub. Et ühte artiklit tuleb siis, ühte kultuuri tuleb vähem, teist palju rohkem, nii et see on jälle selline huvitav liikumine. Et kui palju hernest siis hooaga on võimalik asendada, ehk et minu jaoks on ka selline huvitav ootus, et mis selle herne hinnaga ikkagi saama hakkab, et mul on kerge arvamus, et see ei saa nii madalaks jääda antud tingimustes, aga elame-näeme. Vaatame, aga oahinnast tegelikult on ka nagu huvitav seda poolt nagu jälgida, et tegelikult Egiptus, enne mainisin seda, et kuidas importivad riigid siis selle halva stsenaariumi puhul võivad nii-öelda raskustesse sattuda. Et oa kõige suurem importija on tegelikult ju Egiptus ja kui seal ikkagi raha osta ei ole, siis kuhu me siis selle suure oasaagiga siit Baltikumist läheme, on minul küsimus. Et ikkagi sööda tootmise, ütleme, et toidu uba kindlasti ei kalkuleeri, ehk siis see tegelikult tähendab, et kui meil siit Baltikumist ka palju eksportida on, siis saab huvitav olema, et ühesõnaga saab meil olema väga raske ülesanne seda siis eksporti suunata. Jah, no igal juhul saab olema selline jutumärkides huvitav aasta, ühest küljest tõesti põnev, teisest küljest kindlasti keeruline. Ja, aga seda vaatame järgmistes saadetes. Selleks korraks kõik. Kohtumiseni! Kohtumiseni!